Möödunud aastal otsustas riik, et pikalt kasutuseta seisnud Patarei merekindlus läheb avalikul enampakkumisel 4,5 miljonilise alghinnaga müüki. Tingimuseks on aga, et kompleksi idatiiba rajatakse rahvusvaheline uurimiskeskus ning kommunismi kuritegusid tutvustav mälestusmuuseum. Selleks korraldati ka muuseumi ideekonkurss, mille võitis tuntud Jaapani arhitekt Shuei Endo. See aga tekitas omakorda jaapanlaste seas väga suurt huvi Patarei traagilise mineviku ning ka tuleviku osas. Kuna hoone ise on muinsuskaitse all, siis ainsaks paigaks, kuhu antud territooriumil midagi uut ehitada saab, on Patarei hoov. Läinud nädalal lõppeski Tokyos selle teemaline visioonikonkurss, kus selgitati välja parim ideekavand. Põhimotiiv selles töös on see, et seal on sellised